esimese raamatu esimese osa 5 salapeatükk. 5 kõige kõmutekitavamat varasseadust tapmist. 5. Isajev Andrei Viktorovitš alias Rospis. 21. juulil 1997 jõudis lennukiga Poolasse Poznani linna. Siin pidi tal toimuma kohtumine ärimehega, kellega ta asju ajas. Ta saabus sel kuupäeval ja tal oli saatjaks Poolakast kriminaalne autoriteet Ropa. Kohtumine toimus kafees. Saades asjaajamistega lõpule, väljus ta kohvikust koos Poolakast autoriteediga ja suundusid parklasse, kus oli nende auto. Sel hetkel tuli parklasse Mercedes saksa numbritega, millest tulid välja 2 slaavlase välimusega inimest. Rospis ja Ropa andsid neile teretamiseks kätt ja emmati üksteist justkui vanad sõbrad. Kuid noormehed võtsid vöö vahelt ootamatult välja püstolid ja tulistasid need mõlemad kriminaalse maailma autoriteedid otse tules surnuks. Mõrvarid tegid mõlemad ühe kontrollasu pähe, pärast mida põgenesid sündmuskohalt. Isajev oli surma hetkel 36-aastane. Rospis oli kuulus oma kompromissitu võitluse poolest kaukaaslastest varaste vastu. Seetõttu sellest tapmises süüdistati justkui kaukaaslasi ja otsiti süüdlasi nende seast. Assassiinid üritasid seda varast seaduses likvideerida varasemalt mitmeid kordi. Esimene kord oli rasborkade ajal tšetšeenlastega. Isajev alias Rospis jäi ellu ainult ime läbi. Kuul jäi kinni tema kuulikindlasse vesti. Teisel korral tulistas killer Dragunovi nimelise snaiper vintpüssist. Kuul, mis oli mõeldud Rospisile, läks tema ihukaitse kehast läbi ja jäi Rospisi enda maksa kinni. Rospisi ihukaitse suri sündmuskohal silmapilgselt ja Isajev ise viidi Ühendriikidesse üliraskes seisundis, kus talle anti meditsiinilist abi ja ta jäi elama. Pärast tervenemist läks ta Euroopasse ringreisile ja siis saabus tagasi Moskvasse. Hoides eemale uutest võimalikest assassiinide katsetest, suutsid kaukaaslaste kuritegelikud ühendused talle jälje saada. Ükskord, kui Rospis tuli välja oma korteri trepikojast, plahvatas tema auto VAZ 2109. Isajevi ihukaitse sai surma ja 2 koolitüdrukut, kes olid trepikoja ees õues, said vigastada. Rospis, nagu ikka, jäi ellu ja seekord veel ilma kriimudeta. Pärast seda läks ta Kreekasse, kuid seekord, nagu tuli hiljem välja, ei olnud atentaadiga seotud kaukaaslased. Üllatuslikult tuli välja, et assassiinidele ei olnud venelane üldse huviorbiidis. Killerite huviorbiidis oli hoopis poolakas. Rospis tapeti aga kui liigne tunnistaja, kes võis kergelt assassiinid ära tunda. Kuriteos kahtlustatavad poolakad võeti õige pea vahi alla. 4. Oganov Rudolf Sergejevitš ehk Rudik Bakinski. 11. veebruaril 1999 Armeenia päritolu varasseaduses tapeti 52-aastasena kohvikus Mir, mis asus 52 kilomeetril Moskva ringteel. Sellel päeval saabus Rudik Moskvasse Mineraalne voodõst. Koos oma kaaslasega teekonnal kodupoole peatus ta kohvikus. Umbes kella 18 paiku sisenes sellesse kohvikusse jõuliselt 6-liikmeline bande maskides ja automaatrelvadega. Varast tulistati surnuks. Teda tapas 40 kuuli. Tunnistajate ütluste kohaselt olid ründajad riietunud OMON vormi. Rudiku tapmises kahtlustati tema verivaenlast Ded Hassani. Enne Rudiku tapmist jõudis nende omavaheline vaen haripunkti. Konflikt sai alguse sellest, et Rudik süüdistas Ded Hassani ühiskassa varade raiskamises ja selles, et viimane kroonis varasteks ärimehi ja sportlasi raha eest. Hassani kutsuti Shodkale 3 korral, millele ta ei ilmunud. Rudikul oli kavas võtta enda mõjuvõimu alla Ded Hassani territooriumid, eriti aga Krasnojarski krai. Väga tulus kriminaalse maailma piirkond, kus oli kinnistunud Ded Hassani mõjuvõim. 15. aprillil 1996 aastal toimus esimene atentaadi katse Rudiku vastu. Rudik Bakinski oli just suundumas Kislovodskis tapetud kolleegide matustele, kui tema auto lasti õhku, kuid Rudik jäi ise puutumata. 1997 aastal ta rööviti ja teda betoneeriti elusalt Moskvas oleva suvila seina sisse. Karakasjan atentaadi katse sooritaja tunnistas oma tegu 5. detsembril 1997 ja varastes Shodka otsustas, et Ded Hassanilt ja Vaholt tuleb ära võtta varga tiitel.
Tiitli äravõtmise jutumärkides menetluse algataja oli Rudik ise. Vastuseks sellele korraldas Dead Hassan ja Vaho oma enese shodka, milles kuulutati eelmine shodka ja selle otsused jutumärkides mitte õiguspärasteks ja selle initsiaatoreid raiskadeks ehk gadi. 1998. aastal teostati Dead Hassani vastu ebaõnnestunud atendaat. Assassiinid ei leidnud Dead Hassani kohvikus, kus ta pidi olema ja selle asemel tapeti seal varas seaduses Tristan Tšetšenadze ja autoriteetidest vennad Unujevid. 17. oktoobril 1998 toimus taas atendaadikatse Rudik Bakinski vastu ja tema autokolonni rünnati automaatrelvade ja granaadiheitjatega, mille tulemusel sai surma 2 tema ihukaitsjat ja 1 sai vigastada. Tekkis klannide vaheline sõda, mis võttis tõsiselt suured mõõtme. Aja jooksul sai mõlema poole peal surma ligi 150 inimest. Punkt sellele sõjale pandi siis Rudik Bakinski tapmisega 1999. aastal 11. veebruaril. Legendaarne varas seaduses sai surma ja tema impeerium neelati alla Dead Hassani poolt. 3. Džanijev Rovšan Rafik alias Rovšan Lenkoranski. 18. august 2016 Aserbaidžani päritolu varas seaduses. Tapetud Istanbulis 41-aastasena. Realiseeriti viimane ja õnnestunud atendaat Istanbuli südames Barbarossi bulvaaril. Range Rover, millest sõitis Džanijev, oli lastud sõelaks püstolkuuli pildujast Uzi. Selleks hetkeks, kui kiirabi kohale jõudis, oli Džanijevi autojuht juba surnud, aga Lenkoranski ise, saades tabamusi 5 kuuliga, ühel neist silma, suri operatsiooni laual. 18. augustil 2016 hommikul seiskus tema süda igaveseks. 2012 aasta juunis Dubais saadud 3 noahoopi sattus ta reanimatsiooni. Üheks selleks atendaadi osaliseks peeti Suhumi Varga klanni liidrit Miraba Džangviladze venda Levani. Sama aasta septembris toimus veel üks atendaadi katse. Nagu rääkisid tema sugulased, et intsident küll oli, kuid mitte nii karm, nagu kirjeldatakse. Samal aastal hakkas levima kriminaalses maailmas sõnum Maljava, mis oli alla kirjutatud rohkem kui 30 varga poolt, mille hulgas 10 aserbaidžaanlast Usojani klannist. Maljavas väideti, et Rovšan Džanijevilt on ära võetud varga tiitel. 6. märtsil 2013 tuli teada sellest, et 4 päeva enne seda oli toime pandud järjekordne atendaadikatse Rovšani vastu Türgis ja väidetavalt ta suri ühes Istanbuli haiglas 5. veebruaril 2013, kuid Džanijevi sugulased eitasid seda teadet koheselt. Samal ajal meedia teatas Aslan Usojani avalikuks saanud mahalaskmiste nimekirjast, millest olid peamiselt esindatud Aserbaidžani OKG esindajad ja rida grusiinlastest noori vargaid. Nagu kirjutas meedia, siis jahti Džanijevi järele hakkasid pidama mitte ainult Dead Hassani inimesed, kes kahtlustasid Džanijevit Usojani tapmises, vaid ka tšetšeenlastest bandiidid ja aserbaidžaanlasest varga Nadir Salifovi klanni inimesed. Viimane oli tol hetkel Aserbaidžani vanglas. 2. Usojan Aslan Rashidovitš alias Dead Hassan. 16. jaanuar 2013 tapeti Tbilisi päritolu varas snaipri poolt Moskvas Povarskoi tänaval, mil Dead Hassan väljus oma peakontorist restoranis Stari Faeton ja saatjateks olid ihukaitsjad. Snaiper avas tule trepikoja aknast majast, mis oli restorani vastas. Killer teostas 6 lasku vindpüstist VAL. Üks tabamus unearterisse osutus surmavaks. Varas seaduses saabis Botkina haiglasse üliraskes seisundis, kuid arstid ei suutnud midagi teha. Oma kriminaalse karjääri jooksul oli Dead Hassani elule tehtud mitmeid atendaadikatseid. 1998 aasta juunis tulistasid killerid teda Sotši linnas. Palgamõrvarid avasid rahva hulga sees korrapäratu tule tema suunas. Ellu jäänud tunnistajate ütluste kohaselt päästis Hassani elu ainult tema reaktsioon. Loetud sekundite jooksul suutis ta end peita laua alla. Selle atendaadikatse organiseerimises kahtlustati Rudik Bakinskit. 16. septembril 2010 Tverskoi tänaval Moskvas, kus elas Hassani poeg, üritati teda veel kord tappa. Püstolilasud kõlasid sel hetkel, kui ta väljus autosalongist. Mõned kuulid tabasid oma sihtmärki, Usojani kõhtu. Tema enda ja tema ihukaitse elu suutsid Botkinski haigla arstid tollal päästa. Sellest hetkest hakkas Dead Hassan oma positsioone kaotama.
olulisel määral panustades oma enese ihukaitse ülesehitamisele, suundus ta Abhaasiasse, kus elas palju tema toetajaid. Pärast tema sidemehe Elgar Zabrailovi tapmist, kes pidas kontakti õiguskaitseorganitega ja Krasnojarski krai Stavleniki Mirali Mussojani tapmist, võttis ta vastu otsuse minna lõplikult varju, andes oma asjad üle oma sugulastele. Kuid isegi selline samm ei päästnud teda surmast. Peamiseks Hassani tapmiseks kahtlustatavaks peeti Ravshan Lenkoranskit, kuid Ravshani onupoeg Emil teatas ühes intervjuus, et Ravshan ei oma mitte mingisugust tegemist Det Hassani tapmisega, nimetades seda kõike politsei väljamõeldiseks. Väidetavalt ei olnud neile mitte mingisuguseid ristuvaid huvisid. Vastupidi, et nad olevat pigem sõprussidemetes, et nad on mitmeid kordi vahetanud omavahel ka kingitusi. Väidetavalt ei olnud Ravshan selline inimene, et nii käituda. Ta elavad panjatjate järgi. Ta hakkas tellima varga tapmist. Samuti kastustati Det Hassani mõrvas varast seaduses Trivil Anijevit alias Tarot. Samuti on versioon, et tema likvideerimises võttis osa ka FSB. 1. Ivankov Vjatšeslav Kirillovitš alias Japončik. Japončik oli alati meedia meelispala. Kõik sündmused, mis vähegi võimalikud olid esile toodud nii televisioonis kui ka ajalehtedes. Seetõttu ka tema tapmine oli üks kõige kõmulisemaid sündmusi pättide maailmas. 28. juulil 2009 sooritati atentaadi katse Japončiku vastu Moskvas, kui ta väljus restoranist Tai Elevant. Seal sai ta kuulirahe osaliseks. Tundmatuks jäänud palgamõrvarid tulistasid 2 snaiperi vintpüssist, mis olid varustatud optiliste sihikutega. Tuli avati kaubikust Gazelle, mis oli pargitud vastas tänavasse. Pärast rünnakut suutsid ihukaitsjad ta tagasi restorani tõmmata. Japončik hospitaliseeriti väga kiiresti. Arstid hindasid tema seisundit kui äärmiselt rasket ehk kriitilist ja viisid läbi erakorralise operatsiooni, mille lõppedes viidi ta kunstliku koomasse. 13. septembri ööl vastu 14. septembrit 2009 aastal elas Japončik üle kliinilise surma. Ta suri siiski mõne aja pärast ehk 9. oktoobril 2009. Pärast Japončiku surma meedia lihtsalt plahvatas kõikvõimalike kuulujuttudega võimalikest tellijatest ja täideviijatest. Ajalehed kirjutasid, et kriminaalse maailma esindajad said justkui teada, et Japončikut tulistas keegi Afganistani sõjaveteran. Väideti, et tapetu klanni liikmed selgitasid välja killerid piinates ka tellijate nimed, pärast mida oli killer muidugi tapetud. Samuti kirjutati, et kui Ivankov oli veel haiglas, oli vanglatesse saadetud Maljava 34 varga allkirjadega. Selles Maljavas oli kirjas, et varas Trivil Anijanit alias Taro tuleb tappa, sest teised kurjategijad pidasid teda Japončiku mõrvas kaasosaliseks. Samuti ringles versioon, et Ivankov segas kedagi tohutult, segades end ehitusärisse. Oli teada, et Ühendriikidest naastes organiseeris Ivankov Moskvas tehase, millest toodeti odavaid betoonsegusid, mille tõttu päris paljud suurettevõtjad hakkasid saama miljonitesse küündivaid kahjumeid. Veel üks lehemeeste versioonidest oli, et Japončiku mõrv telliti mängupõrgu pidajate suurtegijatelt. Ta olevat olnud üks esimesi mängupõrgute loojaid Moskvas ja seetõttu võis pretendeerida suurele pirukale. Mõnede infoallikate järgi saabus ta incognito Moskvasse just selleks, et lahendada vaidlusküsimused just selles äris. Mõned aga oletasid, et Japončiku koristasid ära FSB ise. Välja öeldi ka täiesti absurdseid versioone, mille kohaselt pretendeerisid sattuda tellijate nimekirja ka avaliku elu tegelasest Jossif Kabžonist kuni ärimees Šabtai Almanovitšini. Käidi välja ka versioone, et enne Sotši olümpiamängude korraldamist tekkisid mõjusfääride ümbertegemised, kuid kõik see jääb vaid kuulujuttudeks ja Japončiku mõrvajad ega tellijad pole kätte saadud.